katsega vähemalt ühe korra üle 20 meetri saaks ka sellist rõõmu tunda. Teine koht, Pavel Sofil 19.27, või vabandust, ma panin küll pudru siin. Maris Urtans 19.53 teisel kohal loomulikult ja kolmandal kohal Pavel Sofil 19.27. Neljas koht, Kristo Kaleta 17.53. Viies koht, Kaupo Valp 17.18. Kuues koht. No, 19 meetri peale, nagu kõik teiseks katsed. Katse loeb, paistab, et vaatame tulemust. 18.93. 18.93. 18.93. Ai, joone peal, aga kahjuks üleastumine, punane lipp tõusis, väga kahju. Ei saanud tulemuskirja, aga nüüd, daamid ja härrad, Vaidla mõisaparki kogunenud kuulitõuka huvilised. Andrei Borotkin, Ukraina, täna tulnud 19.98. No kas tuleb 20, päike läheb ka looja siukse asja peale. 20 meetris on tulekul. Elame kaasa. Andrei Borotkin. Jaan Vadi terav silm paneb selle märgi maha, aga tundub, et alla 20 meetri joone. Vaatame, mida ütleb Peeter Randaru, terav silm. Eesti ülast vaatasite nii, et 19.89. 19.89. Ja valge lipp tõusis. Katse läheb mõõtmisele, aga paistab, et see on selline 14,5 meetri sooritus. 14.62. 14.62. Vaat selline tulemus. Aga nüüd, tõuka nüüd. Ai, oli päris pikk katse, aga 2 katset on jäänud. Kristo, tõuka nüüd! Tee rõõmu endale, publikule! Ai, üleastutud katse. Kahjuks ei lähe mõõtmisele. Kirjas ei tohiks olla Pavelile mingi raskus. Pavel, davai! Ai, üleastutud katse. Maris Urtans ei ole rahul olnud oma katsetega. Esimese katsel 19.53 ja siis on ebaõnnestunud katsed üks sektorist väljas. Nii et aga Andrei Borotkini võitluseks tuleb seda tõukama pool meetrit rohkem. Igal juhul on veel vaja nüüd Mariselt 20 meetrit, et minna liidri.
Ants. ei tulnud, siin ei olnud. Natukene ülepöörlemist oli palju. Ja punane lipukene. Ei loe ega ei katse. Andrei Borotkin, võistluste liider. 19.98 tõuganud. Imiteerib, mõtleb veel peas kõik läbi, kuidas peab kõik õieti käima. Valib õige kuuli. Ei, kuidas tahaks 120 meetrit siit tänab Maida mõisapargis. Andrei! Vaatset maada, dahe! Elame kaasa, Uulik! Ei olnud enam seda jõudu sees. Ja katse mõõtmisele ei lähe. Ja on algamas siis viimased katsed. Väike hirm on sees, et kas 20 meetrit ära tulebki, aga eks saab näha nüüd viimaste katsetega, siis asi saab paika. Selli vallatust ei karga, kingi tallata. Ja tulemus sai kirja, ära sa märgi. Tubli, kas on ka 15 meetrit, ei paistab, et ei ole. 15.01 on praegu kirjas, aga kohe saame teada. Nagu Margus ütles, et asi ei ole sportlikus tulemuses, vaid asi on heategevuses. Ja inimene, kes soovib tõugata, saab endale ise valida sobiva kuuli. Mitte küll lõputult valikust, aga valikus on 3, 5 ja 7 kilomeetrit. Ja siis sellele, mida raskem on kuulseda, on ehk 3-kilose kuuliga tõugatud iga jooksev meeter annab heategevuseks 1 euro. 5-kilosega on jookseva meetri koefitsient 2 ja 7-kilosega Марис, можно ваше впечатление? Что сегодня не получилось? После 2 дня, 1 день назад был соревнование в Лозанне, бриллиантовая лига. Вчера весь день ехал, в 7 утра как начал ехать, так 3 ночи только был здесь. И я устал очень, и не пришло еще туфли, ничего не пришло, Хельсинки остались. Так что все накопилось так много. Может быть, и не надо было сегодня? Да, тренер сказал, что если отъезда не приходит, тогда это знак, что не надо ехать. Но мне нравится Эстония. Сорвать здесь очень хорошее соревнование, и потому решил, что какой я не был, приеду. Успеха, спасибо. Андрей, можно ваше впечатление от соревнований? Очень хорошее соревнование. Теплая поддержка помогала толкать. Жалко, не получилось реализовать все, что хотелось, потому что готов лучше, но сейчас середина сезона, и до чемпионата мира еще далеко. Понемногу результат как бы поднимается. Хорошо. В следующем году приедете к нам. Если позовут, я в Эстонию еду всегда. Мне очень нравится здесь. А где Никита Нестеренко? Чего? Никита улетел в Москву, там братья-знаменские соревнования, и там метание диска. Он как бы диск метает, и у него основной вид. И он сегодня метает диск. Ясно. То есть у него был выбор в сторону диска, ну, своего коронного номера. Спасибо. Ясно, спасибо.